Nüüd jätkame tervise teemal ja oleme kaalukirurgia keskuses. Jaana, sinul oli mitmeid kaasuvaid haigusi seoses ülekaaluga. Kas sellepärast sa otsustasidki kaalukirurgia keskuse kasuks? Kuna mul olid tõesti ülekaaluga väga tõsised terviseprobleemid nagu migreen ja need migreenihood läksid niivõrd hulluks, et isegi enam retseptiravimid ei aidanud mind. Pealekauba mul oli liigigistamine ja põlvevalud olid nii tohutud, et ma ütlen ausalt, ma pöördusin väga õigel ajal kaalukirurgia keskusesse, enne kui mul tervist täiesti ütleb üles. Milline oli sinu kogemus kaalukirurgia keskuses? Alates vastuvõtust, ütlen ausalt, oli suurepärane, see suhtumine opipäeval, kõik õed ja kogu haigla personal oli väga toetav, väga sõbralik, väga hoolitsev. Ma tundsin ennast nagu pereliige siin. Äärmiselt positiivne kogemus, et paremat poleks saanud tahtagi, et väga positiivne. Sinu maovähendusoperatsioon oli 4 kuud tagasi. Palju su kaal on langenud? Minu kaal on hetkeseisuga langenud 26 kilo, aga ma olen alles teekonna alguses ja ta langeb edasi veel. Kuidas sa end täna tunned? Kas sa oled tehtud otsusega rahul? Ma olen tehtud otsusega väga rahul, sest ma näen muutusi iga päev. Ja paremat ei oleks tahtnud saada, ma sain oma tervise korda, ma sain oma kaalu, kuigi ma räägin, kaal jälle ikkagi langeb edasi. Ma olen väga õnnelik, et ma jõudsin selle otsuseni ja ma siiralt soovitan seda ka teistele ettevõtte, kes on alles mõtleb, et kas tasub. Operatsioonipäeval ma ikka vabistasin, aga tänu haigla personalile, kes mind lohutas, poputas, isegi operatsioonilaual üks õde paitas mind ja lohutas, sest operatsioonilaual mul olid ka pisarad silmis. Hirm on loomulik ja see on täiesti okei. Aga ma ei kahetse üldse seda otsust, sest toetus, personaalne toetus on olemas ja sa tõesti tunned ennast väga hoituna ja siis enam ma ei kartnud sellest mõttes üldse, et väga jällegi rõhutan positiivne kogemus. Tihti arvatakse, et maovähendusoperatsioon on mõeldud ainult väga suures ülekaalus olevatele inimestele, aga tegelikult see päris nii ei ole. Millised on tingimused, et pääseda maovähendusoperatsioonile? Praegused näidustused soovitavad kaaluda maovähendusoperatsiooni neil, kelle kehamassi indeks on 30 või kõrgem. Kui näiteks patsiendi pikkus on 165 sentimeetrit ja tema kehakaal on seal kõrgem kui 85 kilo, et siis ta võiks sellele mõelda. See ei tähenda seda, et ta operatsioonile peab tulema, see on patsiendi enda otsus ja valik, aga vähemalt ta võiks seda kaaluda. Jaana pääses päris mitmest tervisehädast operatsiooni järgselt. Millistest haigustest on võimalik vabaneda peale maovähendusoperatsiooni? No, vabaneda või siis saada leevendust on võimalik kõikidest nendest haigustest, mis rasvumisega ikka käsikäes käivad ja kaasas käivad. Et kõige sagedamini räägitakse oma praktikas, me näeme teise tüübi suhkruhaigust, me näeme uneapnoed, see on siis haiguslik nokskamine. Me näeme kõrgvererõhktõbe, me näeme erinevaid liigese haiguseid, seljavalu ja näiteks noorematel naispatsientidel üsna sagedaseks kaasuvaks haiguseks on ka polütsüstilised munasarjad, et sellest tulenevad probleemidega laste saamisel, viljatusprobleemidega, et ka see on üks järjest sagenev põhjus, miks patsiendid kaalukirurgiat otsivad. Milline on esimene samm operatsiooni suunas? Kui te olete iseendaga nõu pidanud ja teile tundub, et rasvumine igapäevaselt ja oluliselt teie elu häirib, segab, siis alustage meie koduleheküljelt www.kaalukirurgia.ee. Jaanuaris ja veebruaris pakume konsultatsioone oma esmastele patsientidele tasuta.